Natukene vähem kui 8 kuud tagasi sai Viljandi Spa Hotell konverentsikeskus siin Viljandi järve ääres nurgakivi. Tänasel päeval võeti alla ka Sarikapärg. Kuidas Oleg Kross siiani ehitusega rahul on olnud? Ma olen väga rahul ja rõõm on väga suur täna siin, sest ma ju elan Rakveres ja siin iga päev ei käi. Kui nüüd viimati olin üle 6 aja tagasi siin, siis kõvasti on muutunud. Ja kogu see heakord, kõik see suhtumine linnavalitsuse Viljandi valla poolt, kõik see hoiaks, see on niivõrd rõõmu tegev, et tõesti on niisugune tunne, et see oli õige asi, et me selle asja ette võtsime. Georg Kross, et teie olete kohe selle ehituse alguses väljendanud oma arvamust, et see on nii-öelda isa südameprojekt, et teie ei oleks seda ette võtnud, et kas arvamus on vahepeal muutunud? Ei no selles mõttes, et eks ma saan ju aru, et isa on mul ju lõpuks siit kandist pärit ja et selles mõttes see projekt meeldis mulle muidugi algusest peale natuke rohkem kui see Rakvere projekt, aga jah, et ma olen nagu seda mõelnud, et meil täna ettevõte vajaks veel oma põhivaldkonnas arenemist ja veel kaupluste võrgu laiendamist, et selles mõttes see on natuke vara on sealt vahendeid välja tõmmata, sest see on selge, et need vahendid tulevad ju meil kõik poodide arenduse arvelt, ütleme nii, et kuigi me täna ei ole veel pidanud neid pidurdama kaupluste ehitust, siis ei ma usun, et me lõpuks ikkagi paneme selle käima, et kui kiiresti me nüüd oma investeeringu tagasi saame, see on omaette teema, aga ehk jooksvalt ikka hakkab vedama plussi, et selles mõttes muidugi tuleb väga ilus ja kihvt asi, et siin midagi vaielda ei ole. Mida aga tähendab sellise suure Spa Hotell konverentsikeskuse valmimine teistele Viljandi majutusettevõtetele? Kas see tähendab teile suuri kahjumeid? Ei, kindlasti mitte, et pigem ma ütlen seda, et lõpuks ometi hakkab Viljandi järveäärne ala elama ja ma arvan, et meil on see ainult positiivne, et inimesi hakkub kõigile, kui on Spa Viljandis olemas. Jumal tänatud, et see lõpuks valmis saab, et saab see ütleme siis Eesti kõige lühem anekdoot ka ükskord läbi, et Viljandi saab oma spa. Võib vist öelda küll, et me oleme viljandlaste jaoks hetkel vaata, et kõige tähtsama koha peal. No tuleb välja, et siin saabki olema see koht, kus Viljandi linna ja Viljandi valla lapsed hakkavad 2027. aasta sügisest ujumas käima. Nii et tõesti, mina ootan juba küll väga, et siia tulla. No mina elan sellele väga kaasa. Ma mäletan seda päeva täpselt, see oli 2019, kui me kirjutasime siin samas alla lepingule. Ja sellest ajast on paremaid hetki, on halvemaid. Mul on väga hea meel, et linnavolinikud usaldasid mind ja me ei lõpetan seda lepingut ära. Aga praegu ma käin poisiga iga nädalavahetus, käime ratastega ikka vaatamas, kuidas ehitus kerkib, kuidas kraanad tõstavad, et väga elame kaasa. Järgmise aasta augustikuuses me saame nautida Viljandi Spa Hotell konverentsikeskuse katusel päikeseloojangut. No ma pean natuke oma sõnu sööma, ma siin ehitaja käest kuulsin, et ilmselt liikub septembrisse. Aga kui linn ka selle alla neelab selle väikese ilinemise, siis on asi kõik hästi, et no 6 siia sinna, suur objekt.